Toomkooli kaplani kõige nähtavam ülesanne on see, et meil on igal nädalal kõikides klassides hommikupalvused ja see on kaplani ülesanne seda läbi viia. Ja see järgib siis kiriku kalendrit ja päevateemalisi küsimusi või nädalateemalisi küsimusi. Ja siis ma avan seda natukene kiriklikust, natuke vaimulikust, aga minu meelest siis inimesi kõnetavas viisis. Teine on loomulikult on see, et kuna kirikuõpetajana kaplan järgib kiriku aastat, et siis Toomkoolis need jumalateenistused ja palvused ja kontsertpalvused, et need käivad siis sama rütmiga, et kui on jõuluaeg, aastavahetuse aeg, kui on küünlapäev, kui on vabariigi aastapäev ja nii edasi, et ülestõusmispühad, suur neljapäev, suure nädala pühad. Et siis me kõneleme nendest pühadest ja palvused ja teenistused on kas siis Toomkoolis või mõnes muus kirikus. Et me järgime seda aastarütmi. Kaplani töös väljakutsena on see, et praegu on olnud suhteliselt kerge ja mõnus aeg, sest et nii õpilased kui ka õpetajad on hästi hoolivad ja hästi soojad. Ja ega meil väga ei olegi kujunenud niisugust standardi või täpset käitumisjuhist, mis nüüd kaplani väljakutsed ja ülesanded on. Aga põhiliselt on see, et õpilased ja ka õpetajad tauksid, et kaplan on olemas, et kui tekib mure või rõõmu jagamine või kui tekib niisugust vajadust, mida ei saa õpetajatega kõnelda, võib-olla ka kodus mitte, et siis kaplan on see, et kes on olemas ja temaga saab rääkida nii hinge kui ka vaimu asjadest ja niisama ka, et ta on ühtmoodi ka sillapeaks siis võib-olla õpetajatele, kui on vaja, võib-olla õpilastele. Et ma proovin avada nagu teemasid ja mõtteid natuke teisest nurgast, mis ei ole otseselt kooliprogrammiga seotud või koolimetoodikatega väga üksüheselt tulenev. Tore on see, et ma näen kõikide klassi õpilasi ja mulle väga meeldivad Toomkooli õpilased ja ma näen ka klasside õpetajaid ja aineõpetajaid nii teenistustel, kui osaletakse Toomkirikus, kui ka siis nendes palvustes siinsamas Toomkoolis, et see hästi vahetu ja hästi sõbralik side ja õnneks on kaplani ülesanded ühes tunnis üsna lühikesed, et ma loodan, et ma ei jõua õpilasi ära tüüdata ja nad minust ära ei tüdine. Ja rõõmustav on see, et õpilased on hiilama vahvad. Sest et kui me räägime haridusest ja haritusest, siis eriti kui ma mõtlen, olles ise luterlane, et siis luterluses üks väga olulisi aluspunkte või sidevahendeid inimeseks olemisest, mis seob inimese erinevad küljed kokku, on just tarkus või haridus, just ma mõtlen kooliharidust. Ja mõeldes seda, et seda nähakse tarkust kui jumala atribuuti, kui ühte täiesti jumalikku vahendit, et siduda inimese väga olulised küljed, mis puudutavad teadmist jumalast, mis puudutavad teadmist pühakirjast, mis puudutavad teadmist usust, siis loomulikult akadeemilised tunnid, ained, et omavahel kokku siduda. Ja tõepoolest mulle on meeldinud väga see lipukiri, kui Luter kirjutab oma maa-aadritele, et nad rajaksid koole ja õpetaksid talupoegade lapsi ja panustaksid sellesse, sest et kui inimene jääb lolliks, siis on Kristus surnud ilma asjata. Et see emakeelne haridus ja kooliharidus kõige nii-öelda laiemas põhjas on üks luterluse aluskivisid. Toomkool on natuke teise aluspõhjaga kasvanud ja Toomkool on loomulikult juba katoliiklikust ajast ja linnakoolina, aga ma mõtlen nagu maa külge. Ja teine teema, mis mulle alati on siin olnud oluline, on see, et see ongi nagu see meie ülesanne. Harida nii hingepõldu, akadeemilist põldu inimestes, õpetada neid kooli asjadega ja loomulikult
kiriku ja kirikukalendri ja usu tundmine ja oma identiteedi tundmine ja selle maailmapildi rikastamine on meie kohustus, et me elaksime elusamat ja rikkamat elu. Ja kirik ja vaimulik elu kuulub sinna juurde, sest et inimene on samamoodi vaimulik. Et ta lähevad asjad hinge, mõned asjad ajavad hinge täis ja mõned asjad teevad haiget, mõned asjad leevendavad. Et me oskame näha ka inimest kui vaimulikku olendit või vaimulikku, kes õpib ja saab tunda ja tunneb seda, et on midagi kõrgemat temast endast, teistest inimestest ja oskab suhtuda ka ligimestesse, oma vanematesse, kaasõpilastesse respekti ja näha seda kui Jumala loomingut